Kaks habrast relvarahu on kaalul ja mõlemad näitavad murenemise märke. Liibanonis püsib 10-päevane vaherahu vaid õhkõrnalt. Väed on endiselt paigas. Hezbollah seab tingimusi ja tsiviilisikuid on hoiatatud eemale hoidma. Samal ajal on Iraan karmistanud oma kontrolli Hormuzi väina üle, hoolimata president Trumpi väitest, et läbirääkimised kulgevad hästi. Kumb tuleb enne, kas läbimurre või uued rünnakud? Jerusalem Init algab nüüd. Tere tulemast tagasi saatesse Jerusalem Initiator JNS TV-s. Josh Huston siin koos Alex Treimaniga Jeruusalemmas. Alex, Iisrael ja Liibanon jõudsid 10-päevase relvarahu kokkuleppeni. See järgneb Ameerika Ühendriikides toimunud kõnelustele Mark Rubio välisministriga. Seal olid kohal Yitzhak Leiter, Iisraeli suursaadik Ameerika Ühendriikides ja Nada Hambade Muawed, Liibanoni suursaadik Ameerika Ühendriikides. Me oleme praegu 5. päeval. Kuidas selle 10-päevase relvarahuga lood on? No me peame need kaks asja lahku lööma. Esiteks on 10-päevane relvarahu. Teiseks on poliitilised läbirääkimised, mis praegu toimuvad Iisraeli ja Liibanoni vahel. Muidugi on need omavahel seotud, kuid kumbagi tuleb vaadata eraldi. Esimese puhul on teil see 10-päevane relvarahu. 10-päevane relvarahu on suuresti seotud praeguse relvarahuga. See 14-päevane relvarahu Ameerika Ühendriikide ja Iraaniga. Iraan ütleb, et nad tahavad, et relvarahu hõlmaks ka Liibanoni. Iraan loodab, et kui vaenutegevus lõpeb, suudavad nad kuidagi säilitada oma rindejoone Iisraeli vastu. See on terroriorganisatsioon Hezbollah, mis on sisuliselt Liibanoni õõnestanud. Nii et ühel poolt on meil see 10-päevane protsess, mille president on garanteerinud. Ja me nägime isegi teateid, et president on nõudnud, et Iisrael lõpetaks pommitamise, postitades seda nii Twitteris kui ka Truth Socialis. Muidugi tehti need nõudmised pärast 10-päevase relvarahu väljakuulutamist. Nii et ta nõudis midagi, millega Iisrael oli juba nõustunud. Aga selle eesmärk on anda Ameerika Ühendriikidele ruumi Iraaniga läbirääkimiste pidamiseks, ilma et Liibanoni küsimus oleks ettekäändeks. Eks Ameerika Ühendriigid ei taha Iraaniga läbirääkimistel mingeid ettekäändeid. Sellepärast ongi Liibanonis selline edasi-tagasi käimine. Loomulikult on relvarahud poliitiliselt laetud. Teisalt võivad neil olla ka sõjalised eelised. Inimesed ei saa tihti täpselt aru, kui palju laskemoona on Ameerika Ühendriigid ja Iisrael kasutanud oma sõjalistes kampaaniates Iraani ja Liibanoni vastu. Relvarahu on võimalus varusid täiendada ja seda teha ilma tule all olemata. Ma arvan, et põhjaosas asuvad linnad ja ülejäänud Iisrael tunnevad end mugavalt, kui pärast umbes 6 nädalast pidevat pommitamist on vaikuse periood. On endiselt suur tõenäosus, et see sõda Iraanis võib jätkuda. On suur tõenäosus, et relvarahu Liibanonis kukub läbi. Kuigi ma ütleksin, et see poliitiline läbirääkimine, mis toimub Washingtonis, annab siiski aimu. Et peaminister Netanyahu otsib võimalust Liibanoni konfliktist väljapääsuks, mitte aga ulatuslikku maaväeoperatsiooni. Ma tahan mõne minuti pärast tagasi tulla president Trumpi kommentaaride juurde, kus ta nõuab, et Iisrael säilitaks relvarahu ega ründaks Liibanoni. Aga kõigepealt peaminister Netanyahu kinnitab, et Iisraeli väed jäävad Liibanoni territooriumile. Neil on seal umbes 10-kilomeetrine puhvertsoon. Peaminister Netanyahu ütleb ka, et Hezbollah tuleb relvituks teha. Vaatame seda klippi. Meil on võimalus sõlmida ajalooline rahuleping Liibanoniga. President Trump kavatseb kutsuda mind ja Liibanoni presidendi, et proovida seda lepet edendada. See võimalus on olemas, sest pärast ülestõususõda muutsime me Liibanonis jõudude tasakaalu täielikult. Võtsin selle üleskutse kuulda ja nõustusin ajutise vaherahuga, täpsemalt 10-päevase relvarahuga, et proovida edendada seda lepet, mida me hakkasime arutama suursaadikute kohtumisel Washingtonis. Me jääme Liibanoni tugevdatud turvatsooni. See ei ole need 5 punkti, mis olid enne linnade piiramist. See on turvatsoon, mis algab merest ja jätkub kuni Radovi ning Hermoni eelmäestikeli, kuni Süüria piirini. 10 kilomeetri paksune turvatsoon, mis on palju tugevam, palju intensiivsem, palju järjepidevam ja palju kindlam kui see, mis meil varem oli. Alex, taaskord peaminister Netanyahu ütleb, et vaikus vastu ei ole enam see paradigma. See ei ole enam tegelikult nii. Iisraeli väed on endiselt Liibanonis kohal.
õige. Kui mõelda, mis olid Iisraeli eesmärgid nende Liibanonis toimunud operatsioonides, siis kuulsid palju juttu sõjaväelt, põhjapiirkonna juhtidelt ja teistelt poliitikutelt. Öeldi, et Iisraeli eesmärk peaks olema võtta kogu maa-ala Iisraeli piiri ja Laatani jõe vahel. Noh, Iisrael on selle teinud, nad on kogu maa-ala enda kätte saanud. Veelgi enam, nad on hävitanud enamiku kodudest Iisraeli piiri ja Laatani jõe vahel, luues tohutu puhvertsooni. Räägime mõnel juhul 10 kilomeetrist, mõnel juhul isegi palju enamast, peaaegu uue piiri loomisest Iisraeli ja Liibanoni vahele. Iisrael soovib säilitada seda tsooni, mille nad on sisuliselt maatasa teinud, laiendatud puhvertsoonina. Viimati, kui Iisrael sõlmis Liibanoniga relvarahu, 2024. aasta novembris lepiti kokku 5 strateegilise punkti säilitamises Lõuna-Liibanonis, et takistada Hezbollah taasrelvastamist Lõuna-Liibanonis. Nüüd, mida me nägime? Neil olid need 5 strateegilist punkti, kuid relvade ja teiste Hezbollah võitlejate varustuse liikumine toimus ikkagi tagasi Lõuna-Liibanoni piirkondadesse. Mida Netanyahu siin tegi, oli see, et ta ütles, ei, olukord ei ole selline. Olukord on selline, et Iisraeli kaitsevägi kontrollib kogu territooriumi selle taga, mida ta nimetas kollaseks jooneks. Ja see on sarnane terminoloogia sellele, mis on Gazas, kus demarkatsioonijoon Hamasi kontrollitava ala, 47% Gazast on Hamasi kontrolli all ja 53% Gazast, mida kontrollib Iisrael, vahel on tähistatud kollase joonega. Nüüd on sul veel üks kollane joon Lõuna-Liibanonis ja see on tugev märk sellest, et Iisrael ei kavatse seda piirkonda lähitulevikus lahkuda. Ja Iisrael ei räägi sellest, et nad lahkuksid sellest piirkonnast lähitulevikus. Nii et nüüd on neil see maa. Ja vaata, mida Hezbollah on teinud. Nad on liikunud põhja poole. Nad pidid põhja poole liikuma, sest nad teadsid, et Iisraeli eesmärk oli jõuda kuni Litani jõeni. Ja paljudel juhtudel on nad kanda kinnitanud linnades nagu Beersheba ja Beirut. Ja ma arvan, et pole tõenäoline, et Iisrael lihtsalt läbib kogu Beiruti ja üritab Hezbollahad üles leida. Selles väga tihedalt asustatud linnakeskkonnas, riigis, mis peaks olema suveräänne. Ma tahan tagasi tulla nende president Trumpi kommentaaride juurde. Saime need kätte vahetult enne Shabbati algust reedel siin Iisraelis, kus ta ütles, et Iisraelil oli keelatud pommitada Hezbollaha positsioone Liibanonis. Sotsiaalmeedias levisid ka kinnitamata teated, et ta justkui võttis oma sõnad veidi tagasi, öeldes, et kui Hezbollah ründab, siis Iisrael võib küll. Tegelikult ei saa ma seda kinnitada. Aga mida sina sellest avalikult arvad? Ameerika Ühendriikide president ütleb oma Truth Sociali kontol, Iisrael, sul on keelatud Hezbollahad rünnata. Esiteks, need kommentaarid tehti pärast seda, kui Liibanoni ja Iisraeli vahel oli välja kuulutatud relvarahu kokkulepe. Seega ei ütle Trump seda keset pommitamiskampaaniat, et Iisrael peab äkitselt lõpetama. Neil ei ole enam lubatud pommitada. Iisrael oli juba relvarahuga nõustunud ja siis president Trump hakkas suure suuga rääkima. Ja ma arvan, et see, mida ta teeb, on see, et ta näitab iraanlastele, et ta suudab Iisraeli tagasi hoida, eks. Ja minu arvates pole see Iisraeli jaoks halb positsioon. See on nagu, hoidke mind tagasi, ma olen valmis tegutsema. Ja nii ütlebki Trump, et ei, mina hoian neid tagasi, aga ta hoiab neid ainult 10 päeva, eks. Relvarahu kestab 10 päeva. Nüüd ma arvan, et on suur tõenäosus, et see relvarahu Liibanoniga pikendatakse. Aga kui rääkida sellest, mida Trump on öelnud ja milline on Iisraeli kohustus, siis räägime ainult 10-päevasest perioodist. Iisrael on samuti öelnud, et nad jätavad endale õiguse rünnata, kui nad näevad terroristide liikumist või kui on vahetu oht. Ja me oleme näinud ka USA ametnike president Trumpile vastu rääkimas, öeldes, et jah, tegelikult on relvarahu tingimused sellised. Kui Hezbollah teeb samme, mida Iisrael tunneb oma julgeolekut või kaitset rikkuvat, siis ründab Iisrael sellistel juhtudel. Aga mida Iisrael ei tee, on ulatusliku õhurünnakute kampaania alustamine, nagu me nägime vahetult enne relvarahu. Kui Iisrael ründas rohkem kui 170 sihtmärki 10 minutiga, mis oli suurim õhukampaania nii lühikese aja jooksul, mida Iisrael on kunagi korraldanud. Nii et Trump ütleb sisuliselt, et Iisrael ei saa seda enam teha. Kui Hezbollah hakkab piiri poole liikuma, võite olla 100% kindel, et Iisrael ründab oma julgeolekuhuvide kaitsmiseks. Nii et meil on see relvarahu, Alex. Samas ütles ühe põhjapiiril asuva omavalitsuse juht,
et tead, see ei tohiks juhtuda. Ta nimetas seda surmaotsuseks, mis tähendab järgmise veresauna äraootamist. Selline seisukoht oli olemas. Tegelikult tapeti 2 Iisraeli sõdurit, ühe surmast teatati alles mõni minut tagasi, teine hukkus nädalavahetuse jooksul. Vanem Webel Barak Kalfon, 40-aastane langevarjuri brigaadi sõdur. Nii et on relvarahu, ometi hukkus 2 sõdurit. Nad ütlesid, et 2 sõdurit tapeti nädalavahetusel. Ilmselt sõitsid nad miinile, mis oli paigaldatud relvarahu ajaks. Seda peame kindlasti kontrollima. Ja ma arvan, et see on osa kaalutlustest siin. Ühelt poolt, nagu sa mainisid, on põhjasjuhid, kelle linnu on täiesti pommitatud ja nad ei taha, et Hezbollah enam eksisteeriks. Nüüd on peaminister Netanyahu teinud nii, et ta on toonud välja, et enne seda sõda oli Hezbollahil umbes 150 000 raketti ja juhitavat raketti, millega oleks saanud kogu Iisraeli riiki pommitada. Ja Iisraeli hinnangute kohaselt on neid umbes 90% võrra vähendatud. Need on viidud Iisraeli piirist kaugemale, kus need olid otseselt ohuks. Võimalik, et Radvani terroristidega piiri ületamiseks ja 7. oktoobri laadse rünnaku korraldamiseks nendesse põhjapiirkonna kogukondadesse. Nüüd ei eksisteeri nad enam kusagil Liibanoni-Iisraeli piiri lähedal. Ja need kohalikud külad, mis olid Lõuna-Liibanonis, Iisraeli kaitsevägi läks nendesse majadesse ja avastas, et põhimõtteliselt iga maja kasutati laoruumina ründerelvade, RPG-de ja tankitõrjerakettide hoidmiseks. Ja nii ongi Iisrael need majad maatasa teinud. Nii et enam ei ole seda ohtu, et tankitõrjeraketid, RPG-d või otselöögid võiksid tulla otse nendesse linnadesse piiri lähedalt. Iisrael ei kavatse praegu minna Beirutisse ja hakata ukselt uksele käima. See on teistsugune olukord kui Gaza sektoris. Gazas kontrollib kogu sektorit Hamas, mis on terroristlik organisatsioon. Liibanon peaks olema suveräänne riik. Nüüd on see suveräänsus rikutud, Hezbollah on selle allutanud. Hezbollah on osa valitsemisstruktuurist, kuid nad ei moodusta kogu valitsemisstruktuuri. Liibanoni president ei ole Hezbollah liige. Liibanoni peaminister ei ole Hezbollahga seotud. Tegelikult on Liibanon riik, kus elanikkond on peaaegu jagatud kolmandikeks. Kristlased, sunniidid ja šiidid. Nüüd toetavad šiidid Hezbollah't. Sunnidid ei toeta Hezbollah't ja kristlased ei toeta tõenäoliselt ei sunniite ega šiite Liibanoni sees. Nii et on tegemist riigiga, mis tahab Hezbollahst lahti saada. Riik tahab meeleheitlikult, et Hezbollah poliitikast lahkuks. Nad ei taha, et Hezbollah oleks sõjaline jõud Liibanoni sees, sest mida see kaasa toob? See ohustab nende riigi julgeolekut, sest kui nad ründavad Iisraeli, siis Iisrael pommitab Liibanoni. Ja nüüd on ka küsimus relvarahu läbirääkimiste kohta, kus Iisrael kuulutab välja relvarahu Liibanoni suhtes, kuid Liibanon kui riik ei ründa Iisraeli. See on Hezbollah kui üksus, kes ründab Iisraeli ja Hezbollah kui üksus ei ole osapool. Relvarahus. Nii et Alex, see ongi tegelik küsimus. Tead, viimase 20 aasta jooksul on Liibanoni valitsus kas ebaõnnestunud või otsustanud, et nad ei soovi Hezbollahad rellituks teha. Kas sa arvad, et selles uues olukorras, kus Iisrael räägib otse Liibanoniga? Jällegi, relvarahu ei tähenda, et see saab olema püsiv, aga kas sa usud, et Liibanoni valitsus on oma seisukohta muutnud? Nad võtavad tegelikult vajalikud meetmed Hezbollah vastu pärast 20 aastat, ma räägin teise Liibanoni sõja lõpust. Nad pidid juba siis Hezbollahga tegelema, nad pole seda teinud. On ilmne, et Liibanoni valitsusel ei ole võimekust Hezbollah't eemaldada, eks? Nad tahavad olla ainus sõjaline jõud. Nad tahavad, et neil ei oleks vaja Hezbollahga tegeleda kui armeest tugevama jõuga, aga neil pole selleks võimekust. Nüüd oleme kuulnud president Ajuni avaldusi, kes räägib sellest, et Iisrael rikub oma rünnakutega nende suveräänsust. Aga tegelikult teeb Iisrael Liibanoni jaoks tohutu teene, nõrgestades Hezbollah ja luues tingimused, kus Liibanoni valitsus saab üldse Iisraeliga läbirääkimistesse astuda. Lõppkokkuvõttes teeb Iisrael Liibanonile tohutu teene ja annab kristlastele, kes kunagi kontrollisid Liibanoni, nagu paljudes teistes Lähis-Ida piirkondades, oli see kristlaste kontrolli all. Võimaluse oma riik justkui uuesti õigele teele suunata. Aga ma tõesti arvan, et siin on ajalooline võimalus mingisuguseks rahuks ja see oleks 3. ametlik rahulepe riigiga, mis asub Iisraeli piiril.
Iisraelil on leping Jordaaniaga, mis allkirjastati 1993. või 1994. aastal. Neil on ka leping, mis sõlmiti Egiptusega, minu teada 1979. aastal. Ja nüüd näeme võimalust sõlmida leping Liibanoniga. Samuti on olemas võimalus sõlmida leping Süüriaga. Nii et võib tekkida olukord, kus Iisraelil on tegelikult lepingud kõigi oma 4 naabriga. Tegelikult on Iisraelil olemas leping Palestiina omavalitsusega, milleks on ATSO leping. Nii et kõik need inimesed, kes väidavad, et Iisrael on sõjakas riik, eksivad. Iisrael tegelikult taotleb rahu, kuid teeb seda vähendades nende terroristlike organisatsioonide mõju, kes seda rahu ohustavad. Tegelikult olema viimastel päevadel oleks näinud internetis Liibanoni ja teiste riikide kristlasi, kes tänavad Iisraeli selle eest, et nad ründasid seal riigis ja sihtisid Hezbollah'd. Täpselt nagu me nägime, kuidas paljud iraanlased läksid sotsiaalmeediasse ja avaldasid toetust Iisraelile. Nii et tundub, et nüüd näeme sama ka Liibanonis. Ja nüüd toimuvad need kõnelused Iisraeli suursaadiku Ameerika Ühendriikides Yehiel Leiteri ning Liibanoni suursaadiku vahel Ameerika Ühendriikides. Ja Leiter on öelnud, et tema arvates võib ametliku kokkuleppeni jõudmine võtta 2 kuni 3 kuud, mis hõlmaks piiride tunnustamist ja muid küsimusi. Ta arvab, et Liibanonil ja Iisraelil on põhimõtteliselt olemas põhistruktuur, mille üle arutada. Ja ilmselgelt tuleb detailid veel läbi arutada. Nii et ma arvan, et see annab tugeva tõenäosuse, et peaminister Netanyahu hakkab püüdlema pikaajalise rahu poole Liibanoniga ja püüab selle sõja peatüki sulgeda. Aga Iisraeli sõjaline doktriin ei ole enam sama, mis see oli enne 7. oktoobrit. Iisrael ei kavatse seekord saba ja jalge vahel põgeneda nagu minevikus, kui ta 80-ndatel Liibanonis taandus. Samuti ka 2006. aastal Liibanonist lahkudes. Ma arvan, et Iisrael säilitab väga tugeva julgeolekualase kohalolu Lõuna-Liibanonis ilmselt kogu selle aja jooksul. Aga siiski võib avaneda võimalus suuremahulise lepingu sõlmimiseks, mis oleks võit nii peaminister Netanyahule kui ka president Trumpile. Ja ma arvan, et pikaajaliselt ka Liibanoni jaoks. See relvarahu Liibanoniga peaks lõppema, kui ma ei eksi, sel neljapäeval, kuid päev enne seda, kolmapäeval, lõpeb 2-nädalane periood, mille jooksul Iisrael, Iraan ja Ameerika Ühendriigid leppisid kokku relvarahus. Viimase 24-48 tunni jooksul otsustas Iraan taas kord sulgeda Hormuzi väina. Ma kuulsin tegelikult helisalvestist, kus Iraan väidetavalt ründas mitut Indiast pärit laeva, mis üritasid Hormuzi väinast läbi pääseda. Nädala alguses teatas USA, et kavatseb blokeerida kogu Iraanist väljuva mereliikluse. Nii et seal on väike vastasseis. Ma tahan jõuda selle klipini, kus president Trump ütleb, et Teheran hakkas nädalavahetusel natuke trikitama, blokeerides Hormuzi väina. Nad muutusid natuke kavalaks, nagu nad on teinud juba 47 aastat. Nad tahtsid väina jälle sulgeda, nagu nad on aastaid teinud. Nad ei saa meid šantažeerida. Nad on 47 aastat kõigest karistamatult pääsenud. Nad ei pääse enam sellest. Nii, siin on president Trump, kes ütleb seda väga leebelt ja tagasihoidlikult, öeldes, et Iraan muutub natuke kavalaks. Relvarahu peaks lõppema kolmapäeval. President on oma seisukohti muutnud. Räägime sellest, viimastel päevadel on olnud vastuolulisi sõnumeid. Ühelt poolt ütleb ta, et läbirääkimised iraanlastega lähevad hästi. Teiselt poolt ütleb ta, nagu president Trump on varemgi teinud, et me võime sõtta tagasi minna. Praegu ongi olukord selline, alustades sellest, et Iraan blokeeris nädalavahetusel väina. Vaatame seda lähemalt. Esiteks näeme Trumpi ja meedia pidevat eksitust, mille eesmärk on kõiki segadusse ajada, eriti meediat. Ta paneb meedia iga oma sõna peale reageerima ja see hoiabki teda tänapäeval maailmas suurima mõjutajana. Tead, ühelt poolt ütleb ta, nagu 2 nädalat tagasi, ma pommitan teid põrgu põhja ja saadan teid tagasi kiviaega. Ja siis teiselt poolt ütleb ta täna, et nad muutuvad Hormuzi väina blokeerides kavalaks. Nüüd, kui Iraan blokeeris Hormuzi väina, ütlesid inimesed, kes ei toeta sõda, et president Trump ei saanud aru, et nad hakkavad Hormuzi blokeerima. Iraanlased on siin Ühendriikide presidendist üle kavaldanud. See on hullumeelne, sest iga ekspert, kes analüüsiks, mis juhtuks, kui Ameerika ja Iraani vahel puhkeks sõda, ütleks sulle, et esimene asi, mida Iraan teha võiks, on sulgeda Hormuzi väin. Nüüd ütleb president,
Okei, tahate blokeerida Hormuzi väina? Noh, mina kehtestan Hormuzi väinale mereblokaadi. Ja see tähendab seda, et Iraani laevad ei saa enam Iraanist naftat välja vedada ega seda eksportida Iraani liitlastele, Hiinale, Venemaale, teistele või kuhu iganes nad tahavad naftat saata. Nii et Trump keelab nüüd igasuguse ekspordi ja impordi. Ta kehtestab blokaadile vastu blokaadi. Ja siis näed inimesi ütlemas, et Trump on nüüd iraanlasi üle kavaldanud. Need on kõik stsenaariumid, mis on juba läbi mängitud. On ilmselge, et 2 asja, mida president Trump on öelnud, peavad kohe juhtuma. No ütleme 3 asja. Esimene on kohustus mitte taotleda tuumarelvi. Teine on Iraanis juba rikastatud uraan, millele Ameerika Ühendriigid tahavad ligi pääseda. See ei pea toimuma jõuga. Seda saab teha õrnalt, ütleme nii. Seda tuleb teha hoolikalt ja tundlikult. See on radioaktiivne materjal ja sellega kaasneb palju raskusi. Seadmed peavad sinna sisse pääsema, et see rikastatud uraan lahti võtta. Seda tuleb seal külmutada, sulatada, välja võtta ja hävitada. Seda saab teha erinevatel viisidel. Ja 3. võimalus on muidugi Hormuzi väina avamine. Ma arvan, et kui te ei näe edusamme Hormuzi väina avamisel ja Iraani valmisolekut loobuda oma tuumaprogrammist ning ballistilistest rakettidest, siis võib siin taas võitlus puhkeda. Nüüd on ka teisi, kes seda ütlevad. Ja kui me vaatame tagasi sellele India laevale, mida rünnati, salvestiste järgi ütlesid nad. Kuulge, te ütlesite meile, et me võime läbi minna ja nüüd tulistate meie pihta. Me poleks läbi läinud, kui te poleks seda öelnud. Lihtsalt laske meid olla. Me läheme tagasi, mida iganes te tahate, aga te ütlesite, et läheksime läbi ja nüüd tulistate meie pihta. Ja mõned inimesed väidavad, et need, kes peavad läbirääkimisi, ei oma tegelikult kontrolli väinade üle. Ja see oli üks asjadest, mille peale ma mõtlesin ja ütlesin eelmisel nädalal, et see on üks põhjuseid, miks selles etapis tegelikult relvarahu sõlmitakse. Et näha, kas need inimesed, kellega sa räägid, tegelikult olukorda kontrollivad. Nii et siin on märke sellest, et see, mis Iraani revolutsioonikaardiväest IRGC alles on väga killustunud. Ja see on tegelikult hea märk. Kui sa tahad jõuda režiimi muutuseni Iraanis, siis sa tahad näha, et puudub koondatud kontrollimehhanism. Kui sa näed, et erinevad fraktsioonid tegutsevad iseseisvalt, siis see näitab väiksemat stabiilsust, vähem kontrolli ja võib anda rohkem võimalusi režiimi jäänuste tegelikuks laiali saatmiseks. Ma tahan tagasi tulla rikastatud uraani teema juurde. President ütles, et võib-olla läheksid USA ja Iraan koos nende mägede alla, mida USA ründas. Ja tead, ilmselt on see rikastatud uraan nii sügaval nende mägede all. President ütles, et võib-olla lähevad USA ja Iraan ning leiavad selle rikastatud uraani ülesse ning siis viib USA selle ära. Vaatame seda klippi. Keegi küsis, kuidas me saame selle tuumatolmu kätte. Me saame selle kätte, kui läheme koos Iraaniga sisse. Kaasas palju saatjaid. Me teeme selle koos Iraaniga ära. Me viime selle tagasi Ameerika Ühendriikidesse. Nii et sa arvad, et see on võimalik stsenaarium. Kas suudad ette kujutada, et USA sõjavägi ja Iraani sõjavägi pärast kõike toimunut koos lähevad ja eemaldavad uraani? Kui Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel jõutakse kokkuleppele, siis ma arvan, et see oleks üks nõudmistest. Ja ilmselgelt sooviksid Ameerika Ühendriigid minna rahumeelselt ja eemaldada uraani, selle asemel, et minna jõuga seda eemaldama. Nii et tead, see lihtsalt näitab, et siin on veel palju samme, mis tuleb astuda enne, kui kogu see olukord laheneb, ilma igasuguse sõnamänguta. See hõlmab väinade avamist, see hõlmab uraani äraviimist. Ja Iisraeli jaoks oleks ilmselgelt soov, et režiim täielikult laiali saadetaks. Ameerika Ühendriigid pole aga kunagi öelnud, et see oleks nende eesmärk. Muidugi nad kiitsid heaks Iisraeli rünnaku ülemjuhi Ali Khamenei ja mitmete teiste Iraani juhtfiguuride, sealhulgas Ali Larijani, IRGC juhtide ja teiste vastu. Nii et tundub, et nad kiidavad heaks Iisraeli eesmärgi režiimi vahetuseks, kuid nad pole seda ise eesmärgiks seadnud. Ja võib-olla oli see Ameerika Ühendriikide jaoks tark, sest siis, kui režiimi vahetuse eesmärk ebaõnnestub, saab öelda, see polnud meie eesmärk, see oli Iisraeli eesmärk.
Kuulsid Mossadi juhti David Barnett ütlemas, et Iisraelil on tõepoolest plaanid režiimi veelgi destabiliseerida. Nüüd on küsimus, kuidas seda teha. Ja mida me oleme taas näinud, on see, et sa ei saa maa pinnal olevaid kuulipilduja positsioone F-35-ga hävitada. Nägime mõnel korral, kuidas Iisraeli droonid ründasid piiramisrõngas olevaid kontrollpunkte. Need on palju väiksemad relvad. Võib-olla on Iisraelil mingid plaanid, et kui tulevikus iraanlased jälle protestima hakkavad, saavad nad saata droone ja rünnata neid piiramisrõngas olevaid kontrollpunkte. Samuti mäletame, et president tegi omamoodi krüptilise avalduse, et nad üritasid Iraani relvi sisse tuua, kuid see ei õnnestunud, sest inimesed, keda ta ei nimetanud, kuid tõenäoliselt olid need Iraagi kurdid, ei viinud neid relvi sisse. Nii et võib-olla üritatakse Iraanis tekitada usaldamatust ja rahutusi, relvastades opositsiooni liikmeid. See oleks ainus viis selle režiimi kokkuvarisemiseks. Nii et tead, lugu pole kindlasti veel läbi, aga ma arvan, et on näha, et Ameerika Ühendriikide president otsib võimalusi, kuidas konflikti sõjalisest osast välja tulla. Nüüd muidugi see, millest me just rääkisime seoses sellega, mida Iraan nende laevadega teeb ja mida president Trump ütleb, on see, et Iraan kavalitseb. See võiks viia siin uue ringini. Nii et ma tõesti arvan, et on teatav tõenäosus, üsna suur võimalus, et siin tuleb veel üks voor. Ja ma ei tea, milline see ring võiks välja näha. Kas see tähendab, et Ameerika Ühendriigid võtavad Hargi saare Pärsia lahe sügavustes või teevad veel mõne rünnaku? Lihtsalt selleks, et taaskord tõestada, et Ameerika Ühendriigid on tõsiselt võetavad. Pea meeles, et Ameerika Ühendriikidel on Lähis-Idas väga-väga tugev sõjaline kohalolek. USS Gerald Ford, mis võeti teenistusest välja pärast laevapardal toimunud pesu pesemisest põhjustatud tulekahju ja pidi läbima remondi, naaseb nüüd piirkonda. Nii et piirkonnas saab olema 3 USS lennukikandjate gruppi, võib-olla isegi 10 000 või rohkem merejalaväelast, nagu me nägime. Seega on Ameerika Ühendriigid valmis ründama. Võib juhtuda, et näeme veel ühte vooru, kuid ma arvan, et liigume deeskaleerimisstrateegia suunas. Võib-olla tuleb sul veel korra eskaleerida, enne kui saad lõpuks deeskaleerida. Nii et Alex, nagu sa ütlesid, see on osa president Trumpi eksitamisest. Ma tahan, et inimesed saaksid seda ise näha. Kõigepealt on siin klipp, kus president Trump ütleb, et pommid võivad jälle langema hakata. Vaatame seda klippi. Kui kolmapäevaks, kui relvarahu lõpeb, pole kokkulepet saavutatud. Kas pikendate relvarahu või alustate uuesti rünnakuid? Võib-olla ma ei pikenda seda, aga blokaad jääb alles. Aga võib-olla ma ei pikenda seda. Nii et blokaad jääb ja kahjuks peame jälle pommitama hakkama. Nii et teil on see klipp president Trumpist ja läheme nüüd edasi tema selle nädala alguses tehtud kommentaaridega, kus ta rääkis, kuidas Iraan tahab väga-väga meeleheitlikult kokkulepet. Ma võin teile öelda, et teine pool on meile edistanud, nad tahavad väga meeleheitlikult kokkulepet saavutada. Sa ütlesid, et see oli tuumaprogrammi pärast? See oli tuumaprogrammi pärast, väga sarnane. Jah, väga hea. Ma arvan, et sa kuulad. See on sellepärast, et neil ei lubata kunagi tuumarelva omada. Iraan, pane see kirja. Iraan ei saa tuumarelva, ma arvan, et nad nõustuvad sellega, ma olen selles peaaegu kindel, tegelikult olen ma selles kindel. Kui nad ei nõustu, siis kokkulepet ei tule kunagi. Nii et Alex, seal on president Trump, kes ütles hiljuti, et pommid võivad hakata jälle langema. Aga nädal alguses rääkis president Trump vaherahu pikendamisest, võib-olla polegi seda vaja, sest sõda võib täielikult lõppeda. Lihtsalt tuleta meelde, meil on 2 hiljutist juhtumit, kus president on alustanud läbirääkimisi Iraaniga. Esimene neist lõppes sellega, et Iisrael ründas juunis. See oli 12-päevane sõda, operatsioon Tõusev lõvi, millele järgnes ja mille lõpetas Ameerika Ühendriikide operatsioon Kesköö haamer ning Fordo tuumareaktori ja Natanzi pommitamine. Umbes 7 nädalat tagasi toimusid need läbirääkimised, kus president ütles, et iraanlastel on 10 päeva kokkuleppe saavutamiseks, kuid nad ei jõudnud kokkuleppele. Ja siis alustasid Ameerika Ühendriigid operatsiooni Eepiline raev. Nüüd ütleb president, et iraanlastel on 14 päeva. Me nägime, kuidas J.D. Vance, Ameerika Ühendriikide asepresident, läks Pakistani läbirääkimisi pidama. Ta tuli tagasi pettunult. Nii et ma arvan, et on suur tõenäosus, et president ei pikenda relvarahu, kui tal pole selleks head põhjust. Kui ta ei tunne, on vaja veel vaid mõnda päeva, mis iganes see ka poleks, et kokkuleppele jõuda. Ma arvan, et on suur tõenäosus, et president peab näitama, et ta on valmis võitlust uuesti alustama.
Nüüd, nagu me mainisime, arvan ma, et mitmetel erinevatel põhjustel sooviks president sellest konflikti sõjalisest osast välja saada. Ma arvan, et algusest peale vaatas ta sellele kui 4 kuni 6 nädala pikkusele õhukampaaniale Iraanis. See ei tähenda, et kampaania oleks ajaliselt piiratud, on eesmärgid. Ja kui eesmärkide saavutamine võtab vähem aega, siis lõpeb see varem. Kui eesmärkide saavutamine võtab kauem aega, võib see ka kauem kesta. Samal ajal, kui Iraan ei taha presidenti tõsiselt võtta, on peaminister Netanyahu leidnud, et läbirääkimisi saab pidada ainult tule all. Seega võib-olla pole mõte teha pause, et kokkuleppele jõuda. Tegelikult õige meetod. Ainus viis panna inimesi tegema seda, mida sa tahad, on see, kui nad on tule all. Nii et kui ta ütleb, et Iraan tahab väga kokkulepet, siis jah, nad tahtsid seda tõesti väga, kui neid rünnati. Hetkel, kui sa lõpetad, annad sa iraanlastele tegelikult palju rohkem mõjuvõimu, sest nad loodavad, et sa ei taha uuesti võidelda. Alex, räägime natuke USA ja Iisraeli suhetest. Tead, sina ja mina oleme kogu selle perioodi, kogu sõja jooksul rõhutanud, et nende 2 riigi vahel pole mingit lahkheli. President Trump kiitis nädalavahetusel Iisraeli tugevalt, öeldes, et Iisrael on vapper, julge ja lojaalne. Ka USA CENTCOM ütles, et selles võitluses pole olnud paremat liitlast kui Iisrael. Vaatame seda klippi. Ja pole olnud paremat liitlast kui Iisrael. Koos 4 maailma parimat õhuväge, Iisraeli õhuvägi, USA õhuvägi ning USA mereväe ja merejalaväe õhuväed täitsid ja ületasid korduvalt meie enda sõjalisi eesmärke. 2 korral viimase 2 nädala jooksul olen kohtunud Iisraeli kaitseväe juhatajaga, et tagada meie tihe koostöö. Ja nii see ka on. Alex, siin on sul tugev kiitus Ameerika Ühendriikide valitsuse ja sõjaväe kõrgeimatelt tasanditelt Iisraeli riigi suunas. No Brad Cooper, kes juhib CENTCOMi, kindral juhib CENTCOMi, on lihtsalt Iisraeli riigi suur liitlane. Ta on olnud uskumatult hea. Tema eelkäija Karilla oli samuti uskumatult hea. Ja just CENTCOM hindab kõige rohkem seda väärtust, mida Iisrael Ameerika Ühendriikidele annab, sest nemad töötlevad seda luureinfot, mida Iisrael edastab. Vaadake, mis praegu Euroopas toimub. President on korduvalt näidanud, kui pahane ta eurooplaste peale on. Nad ei luba isegi Ameerika Ühendriikidel kasutada õhuväebaase, mille eest USA ise maksab, sellistes riikides nagu Hispaania ja mujal. Te nägite, kuidas Ühendkuningriik kõhkles enne, kui lubas USA-l õhujõududel kasutada Diego Garcia ja teisi õhuväebaase. Ja te näete, et Iisrael tõesti tegutseb oma sõnade järgi. Brad Cooper tunnistab seda. Ma arvan, et Ameerika Ühendriikide president tõesti tunnistab, et Iisrael on, meeldigu see inimestele või mitte, osutunud Ameerika Ühendriikide jaoks suurepäraseks liitlaseks. Ja ma mäletan, et seda ütles korduvalt ka endine Iisraeli suursaadik Ameerika Ühendriikides Ron Dermer. Ta ütles, et usutagu seda või mitte, järgnese 10. jooksul, ja ta ütles seda juba aastaid tagasi, saab Iisraelist Ameerika Ühendriikide parim liitlane. Ja ma tahan ka vaadata sõjalist abi ning sellest räägime kohe. Aga tead, inimesed kurdavad selle üle, kui palju sõjalist abi Ameerika Ühendriigid on aastate jooksul Iisraelile andnud. Ja vaadake lihtsalt, mida Iisrael on suutnud selle abiga saavutada. Ameerika Ühendriigid annavad miljardite dollarite kaupa raha teistele riikidele, kes ei paranda nende vahenditega oma majanduslikku ega strateegilist positsiooni. Siin Iisrael, jah, nad on võtnud Ameerika Ühendriikidelt raha sõjaliseks abiks, aga mida nad on teinud? Nad on arenenud esimesse maailma kuuluvaks suurriigiks. Ja kui Ameerika Ühendriigid ütlevad, et lähme sõtta, teeme midagi, siis Iisrael on seal õlg õla kõrval kohal. Ja nagu näete, president õnnitleb Iisraeli selle eest, et nad on valmis oma piloote ja varustust ohtu seadma ja tegema seda, mida vaja. See ei lase lihtsalt Ameerika Ühendriikidel musta tööd teha. Iisrael käärib käised üles. Brad Cooper on olnud Iisraeli riigile tohutult hea liitlane. Ta tunnistab seda samuti. Räägime sellest abist, eriti relvadest Iisraelile. USA senat lükkas sel nädalal tagasi ettepaneku blokeerida raskerelvade müük Iisraelile. Paljud ütlevad, et suurim uudis siin, isegi kui see blokeeriti, oli see, et rekordilised 40 demokraatide senaatorit toetasid relvamüügi peatamist Iisraelile.
sa räägid soomustatud buldooseritest, raskepommidest ja muust taolisest. Mida arvad sellest, et nüüd on 40 demokraatide senaatorit, kes ütlevad, et nad tahavad teatud abi Iisraelile peatada? Noh, see ei ole abi Iisraelile. Me ei räägi relva abist Iisraelile. Me räägime relva müügist. See on midagi hoopis muud, eks. Tõenäoliselt on praegu selles küsimuses õigustatud arutelu, eriti pärast seda, kui Iisrael on tõestanud, kui võimas ta on. Võib öelda, et Iisrael ei vaja sõjalist abi. Nad ei vaja $3,8 miljardit, mis liigub USA riigikassast Iisraeli. Muide, kogu see $3,8 miljardit kulutatakse Ameerika Ühendriikides Ameerika varustuse peale. Varustus, väga oluline punkt. Nii et see on otsene toetus USA kaitsetööstusettevõtetele. Aga isegi kui sa tahad öelda, et Iisrael ei vaja seda toetust, peaks Iisrael ikkagi ostma Ameerika Ühendriikidelt. Olgu. Las Iisrael kasutab oma raha ja ostab relvi Ameerika Ühendriikidelt. Siin on sul 40 demokraatide senaatorit. Ja pea meeles, et demokraatlik partei oli aastaid see, kes oli Iisraeli pooldaja. Inimesed, Ameerika juudid, paljud neist olid liberaalsed ja pidasid demokraate Iisraeli tugevateks toetajateks. Alati arvati, et vabariiklased ei ole kunagi Iisraeli lojaalsed toetajad. Ja kuidas ajad on muutunud, kuigi nüüd näeme isegi, et osa sellest pöördub tagasi. Aga 40 neist senaatoritest ütlevad, et me ei peaks isegi Iisraelile sõjavarustust müüma. Ja kui sa räägid, millest sõjavarustusest jutt käib, siis osa sellest on rasked pommid. Räägime 12 000 raskest pommist, mis kaaluvad 450 kilogrammi. Aga siis räägitakse ka T9 buldooserite müügist. Öeldakse, et buldoosereid kasutati Gazas majade lammutamiseks, nii et me ei müü neid. Me ei luba Iisraelil osta buldoosereid Ameerika Ühendriikidest. Okei, see on hirmutav. Ja mida te näete on see, et me nägime Jake Sullivanit. Ma ei tea, kas meil on sellest klipp, kus ta ütles, et ta arvas, et need 40 demokraatide senaatorid tegid õige otsuse. Ma olen tegelikult rääkinud mitme liikmega, kes mõtlesid nende resolutsioonide üle hääletamisele. Et olukord, nagu see täna on, pärast relvarahu kokkuvarisemist märtsis, tähendab, et Iisraelile relvade andmata jätmise poolt hääletamine on täiesti usaldusväärne seisukoht. See on seisukoht, mida ma toetaksin. See on nüüd demokraatide seas peamine jutupunkt, kuna Netanyahu tõmbas president Trumpi sõtta. Nii et kui sa ei toeta president Trumpi sõtta tõmbamist, siis ei peaks sa toetama ka riiki, mis tõmbas Ameerika Ühendriigid sõtta, et neil oleks ründerelvi. Isegi buldooserite müüki ei tohiks toetada. Ma arvan, et see on väga hirmutav olukord. Ja see on taaskord tõestus sellest, et Iisrael peab võimalikult palju varusid koguma. See on Iisraeli jaoks väga soodne. Ma arvan, et 63 senaatorit hääletasid müügi lubamise poolt. Nad blokeerisid selle ettepaneku või panid sellele veto, lükkasid selle ettepaneku tagasi, mis oleks blokeerinud relvamüügi Iisraelile. 40 senaatorit olid müügi vastu. 7 senaatorit, sealhulgas John Fetterman, hääletasid relvamüügi jätkamise poolt Iisraelile. Ja siis oli seal, ma arvan, umbes 63 vabariiklast. Kas see arv on õige? Tundub õige. See tähendab, et nad ütlesid, et relvamüük Iisraelile võib jätkuda. Nii et Iisrael, mida nad peavad tegema sellel perioodil, kui senat, kongress ja valitsus on endiselt Iisraeli poolel, sa räägid umbes 2,5 aasta pikkusest perioodist. Varu endale nii palju kui võimalik, täida laod ja varud järgmise sõja jaoks, sest mingil hetkel läheb sul seda vaja. Ja samal ajal arenda nii kiiresti kui võimalik suutlikkust toota relvastust, raketikaitsesüsteeme ja isegi buldoosereid. Sa pead välja mõtlema, kuidas seda varustust teistest riikidest hankida, olgu selleks siis India, Aafrika või ükskõik kust sa seda saad. Sest sa ei saa pikaajaliselt loota Ameerika Ühendriikidele, mitte ainult selleks, et nad annaksid Iisraelile sõjalist abi, vaid isegi selleks, et nad müüksid Iisraelile relvi. Alex, ma tahan lihtsalt keskenduda neile 40 demokraatide senaatorile. Ma väidaksin, et need senaatorid seavad sõna otseses mõttes elud ohtu, nimelt Iisraeli kaitseväe sõdurite elud. Nad ütlevad sisuliselt, et me ei anna teile isegi buldoosereid, et viia läbi vajaliku terroripesade lammutamist seal Gaza hoonetes. Ja nad ütlevad sisuliselt, et parem las te seate oma enda sõdurid ohtu.
ja see on lihtsalt täiesti vastuvõetamatu, et me oleme sellises olukorras. ma arvan, et nad seavad ka Ameerika ohtu. Sest kui Ameerika Ühendriikide president ja Brad Cooper ning Pete Hegseth ja teised ütlevad, et Iisrael on parim liitlane, mis Ameerikal olla saab, siis see hõlmab ka luureinfo jagamist. See hõlmab ka seda, et seistakse kõrvuti, lennatakse kõrvuti USA õhujõududega. Kui Ameerika Ühendriigid pööravad Iisraeli vastu ja ütlevad, et me ei taha teile isegi avatud turul müüa, kui Iisrael ütleb, et me oleme valmis ostma ja olema hea klient, siis see lõhub liidu. Ja ma arvan, et need demokraatlikud senatorid teavad, et selle eesmärk ongi Ameerika ja Iisraeli liidu lõhkumine. Ja lõpuks, kui sa pooldad põhimõtet Ameerika ennekõike, siis sa tahad liitlasi. Euroopa ei tõesta enam, et nad on Ameerika Ühendriikide liitlased. Me näeme seda, räägime sellest kohe. Jah, me peaksime selleni jõudma, jah. Aga tead, Ameerika ennekõike ei tähenda, et Ameerika oleks üksi. Ja kui inimesed arvavad, et Ameerika üksi tähendab Ameerika ennekõike, siis võib see olla Ühendriikide jaoks üksildane maailm. Nii et sa räägid siin Itaaliast ja 2003. aastal Iisraeliga allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumi tühistamisest. See lõi koostööraamistiku kaitsetööstuse ja hangete poliitika, kaitseväe varustuse impordi, ekspordi ja transiidi valdkonnas. Nii et Itaalia riik, mida juhib peaminister Giorgia Meloni, ütleb, et nad ei kavatse seda vastastikuse mõistmise memorandumit Iisraeli riigiga uuendada. Nad on järjekorras, nii ongi. On küsimusi selle kohta, mida see tegelikult praktikas tähendab. Ma mõtlen, et avaldus ise on väga julge ja see saabki just sellist tähelepanu, nagu ta taotleb. See, mida Meloni ütles, ei olnud see, et ta tühistab relvalepingu nende kahe riigi vahel. Ta ütles, et ta peatab lepingu ühe klausli, mis oleks põhjustanud vastastikuse mõistmise memorandumi automaatse pikendamise. Nüüd on erinevaid teateid, mis väidavad, et see automaatselt pikenes just enne seda. Ta ütles seda, mis tähendab, et vastastikuse mõistmise memorandum uuendati. Ja 5 aasta pärast ütleb ta, et see ei pikene enam automaatselt, mis tähendab, et enne uuendamist tuleb see uuesti arutusele võtta. Nii et tegelikult ei pruugi siin midagi olla. Me nägime, et kui Don Tsar, Iisraeli välisminister, vastas, öeldes, et kahe riigi vahel tegelikult ei ole konkreetset relvalepingut, vaid on lihtsalt üldine vastastikuse mõistmise memorandum. Ja oli natuke vaidlust Yair Lapidi ümber. See näitab, et Iisrael on Itaalia kaotanud, sest Itaalia on olnud Euroopas parempoolsete juhitud riik ning isegi sealsed parempoolsed juhid pöörduvad Iisraelist eemale. Aga ma arvan, et siin näete, et Meloni, kellel on peagi valimised ees, püüab tegelikult pöörduda Lääne-Euroopa poole, pöörduda Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriigi poole. Sest nagu paljudes teisteski kohtades, kuigi ta on parempoolne, ei ole elanikkond eriti Iisraeli-meelne. Ma olen olnud Rooma tänavatel ja näinud seal H-Kristi sümboleid. See ei ole täpselt mingi juudimeelne riik, nii et Meloni nihkub nüüd justkui tagasi ja näitab seda välja. Isegi nende avaldusega, isegi kui see pole väga detailidesse minev, ei saa temast seda tüüpi liitlast, keda Iisrael tahaks Itaalias näha. Jääme Euroopasse, kui võimalik oleks, nagu me eelmisel nädalal salvestamise ajal rääkisime, toimusid Ungaris valimised ja Viktor Orban, kes seal ametis oli, kaotas lõpuks need valimised. Nüüd räägime Iisraeli tugevaimast liitlasest Euroopas. Ja küsimus on nüüd selles, milline hakkab see suhe välja nägema nüüd, kui Ungaris on uus juhtkond. Ja Viktor Orban oli Netanyahu tugevaim liitlane. Orban oli ka Trumpi tugevaim liitlane Euroopas. Peter Magyar, kes on konservatiiv, ta tuleb Viktor Orbani parteist, kuigi ta on öelnud, et ei kavatse olla Euroopa Liidu suhtes nii vaenulik kui Viktor Orban. Ma mõtlen, ta oli nagu korruptsioonivastane kandidaat, monopolivastane kandidaat, väites, et Orbani parteil on justkui meediamonopol ja nad on ära võtnud osa demokraatlikest kontrollimehhanismidest. Aga tema ise on konservatiiv. Ja Peter Magyar pidas tegelikult vaid paar päeva pärast oma valimist peaminister Netanyahuga telefonikõne ja Magyar isegi laiendas. Ta esitas Netanyahule kutse tulla Ungarisse.
Ja te mäletate, et pärast seda, kui rahvusvaheline kriminaalkohus andis välja vahistamismääruse Benjamin Netanyahule, sõitis Netanyahu Ungarisse, et kohtuda Viktor Orbániga. Ja Orbán teatas tol ajal, et Ungari lahkub rahvusvahelisest kriminaalkohtust ning lubas Netanyahule, et tal on Euroopas turvaline maanduda. See on ilmselt üks väheseid kohti Euroopas, kus Netanyahu oleks saanud maanduda ilma vahistamise ohuta. Ja kui Netanyahu lendas Ungarist tagasi Ameerika Ühendriikidesse, ei lennatud teiste Euroopa riikide õhuruumi kaudu, kartes, et need riigid võivad käskida lennuki oma õhuruumis maanduda. Alles jääb näha, kas Peter Magyarist saab Iisraeli suur liitlane. Ta on korduvalt öelnud, et ei soovi kahjustada Ungari ja Iisraeli vahelisi suhteid. Ja samuti elab Ungaris väga suur, Euroopa 3. suurim juudi kogukond. Ja üldiselt on see ka veige turvalisem Euroopas elab juudi kogukond. Me teame, et Magyar käis hiljuti valimisprotsessi käigus 4 kohtumisel Ungari juudi kogukonna silmapaistvate liikmetega, lubades seda kogukonda kaitsta ja turvalisena hoida. Nii et tundub, et paljud Magyari varased avaldused näitavad, et ta soovib, et juudid jääksid Ungaris turvaliseks. Ta soovib, et Ungari jääks sihtkohaks Iisraeli turistidele, kes tahavad Euroopasse tulles end turvaliselt tunda. Ja ta on valmis hoidma tihedaid kahepoolseid suhteid Iisraeli riigiga. Aga see ei tähenda tingimata, et Magyar hakkab automaatselt vetostama Euroopa Liidus esitatavat Iisraeli vastast seadusandlust või poliitikat, millele Iisrael sai loota Viktor Orbáni puhul. Viimaste kuude jooksul oleme ilmselgelt palju rääkinud Iraanist, oleme rääkinud Hezbollahst, Liibanonist, kuid sellel sõjal on veel üks rinne ja see on Gaza. Iisraeli kaitseväe väed kontrollivad endiselt umbes 53% Gaza sektorist. Sellel nädalal on tulnud teateid, et USA kõrged ametnikud liitusid Kairos otse läbirääkimistega Hamasiga, kusjuures USA'd esindas Arya Lightstone, kes oli suursaadik David Friedmani peamine nõunik, kui suursaadik Friedman oli siin Iisraelis. Mida me võime nendest läbirääkimistest arvata, otsestest läbirääkimistest Hamasi terroriorganisatsiooni ja USA vahel seoses relvarahuga? Muide, Hamas ütleb, et neil pole endiselt kavatsust relvi maha panna, millest me palju rääkisime, kui me läbisime relvarahu kokkuleppe etappe. Esiteks on huvitav märkida, et siin ei pea Hamasi läbirääkimisi Steve Witkoff ega Jared Kushner. See on Arya Lightstone, keda me Iisraelis väga hästi tunneme. Nagu sa mainisid, oli ta suursaadik Friedmani kabinetiülem. Ma ütleksin, et ta on väga ühel meelel David Friedmani seisukohtadega Iisraeli suhtes. Ta on olnud sõber, ma arvan, et tal on hea suhe peaminister Netanyahuga. Võib-olla usaldab Netanyahu praegu Lightstone'i isegi veidi rohkem kui Witkoffi või Kushnerit. Need on asjad, mida tuleb arvestada. Aga Witkoff pehmendas seda osa läbirääkimistest. Mis on olnud selge, on see, et rahvusvaheline stabiliseerimisjõud ei ole teoks saanud. Hamas nõuab, et neil jääksid relvad alles. Nad ei ole nõus relvituks jääma. Aga te näete, et ilma desarmeerimiseta ei hakata Gaza sektoris midagi üles ehitama. Iisrael on seda nõudnud. Gaza tuleb mitte ainult demilitariseerida, vaid ka deradikaliseerida. Praegu ei ole meil selle kohta mingeid märke. Ja teil on Hamas ning Gaza inimesed, kes lihtsalt vaevlevad selles katastroofis, mille nad põhjustasid 7. oktoobri rünnakuga ja oma kohustuste täitmata jätmisega selle 20-punktilise relvarahu raames. Ja mida te siis näete? Te näete, kuidas Iisrael hoiab kontrolli 53% Gaza sektori üle. Praegu ei näe me mingeid märke, et olukord võiks muutuda. Mis võib juhtuda, kui teil on ja just nii see sõda ongi kulgenud, eks? Oleme seda korduvalt näinud, kus Netanyahu on andnud käsu väed ühte piirkonda viia ainult selleks, et tegevus selles piirkonnas peatada ja liikuda teise piirkonda. Nii et te võite nüüd olla olukorras, kus Iraani sõda on lõppemas või jõudmas lõpule. Liibanoni rindel on nüüd relvarahu ja käivad otsesed läbirääkimised, mille eesmärk võib olla mingi pikaajaline kokkulepe Iisraeli ja Liibanoni vahel.
Võite nüüd näha, kuidas Iisraeli kaitsevägi suunab oma jõud taas Gaza rindele ja asub Hamasi vastu võitlema maavägedega. Ja nagu me varem ütlesime, ei saa sa tegelikult kuulipildujaid F-35 hävitajatega hävitada. Nii et võite näha, kuidas Iisraeli kaitsevägi peab sisenema ja läbi viima maapealse operatsiooni, kus nad peavad sattuma tulevahetustesse nende Hamasi võitlejatega. Nüüd võib öelda, et on hea põhjus seda mitte teha. Las Hamas tegutseb edasi, võib-olla on neil 10 000 või 20 000 kuulipildujat, kui nad tahavad Gaza elanikkonda terroriseerida. Kuni nad ei kujuta endast otsest ohtu Iisraeli kodurindele, mida nad ei tee, las jääbki nii. Loo olukord, kus Gaza elanikud hakkavad nõudma Gazast lahkumist, sest sa ei saada raha ega rasket tehnikat, et alustada sektori ülesehitamist seni, kuni Hamas on relvastatud. Ja lõpuks, mida sa tõenäoliselt tahad, on näha, et gazalased, kes ei soovi elada Hamasi võimu all, paluvad lahkuda või tõusevad üles, et proovida võtta võim üle nende Hamasi võitlejate käest. Miks peaks Iisrael riskima oma enda sõdurite eludega mitme kuu jooksul? Eriti kui Iisrael seda teeb, kui Iisrael paneb taas oma väed Gaza territooriumile, siis sa tead, mis juhtuma hakkab. Toimub suur rahvusvaheline Iisraeli demoniseerimine ja Iisraeli legitiimsuse õõnestamine. Nii et võib väga hästi olla, et Gaza senise olukorra säilitamine võib olla parim võimalik stsenaarium. Hoiame kindlasti oma vaatajaid sel teemal kursis. Ja Aleksei, lõpetame selle nädala saate positiivsete uudistega, mida ma väga teha tahaksin. Javier Milei, Argentiina president, on täna hiljem plaanis Iisraeli maanduda. Siin me nüüd oleme pühapäeval ja just selline positiivne energia, positiivne suhe on Iisraelil millega. Räägitakse Argentiina saatkonna avamisest meie pealinnas Jeruusalemmas. Räägitakse võimalusest, et Elalil oleksid otselennud Tel Avivist Buenos Airesesse. Ta oli nädalavahetusel Kanal 14 Milei, rääkides sellest uskumatust suhtest ja Iisraeli toetamisest, juudi rahva toetamisest. Tõeline sõber. On suurepärane, et ta on meie saates. Jah. Milei andis väga toreda intervjuu meie sõbrale Kanal 14 Liibia Alonile, kes on nende korrespondent Washingtonis. Milei tead, ta tuleb Iisraeli teist korda, kuna ta sai ka Genesis Foundationi auhinna, ma arvan, veidi üle aasta tagasi. Mida me siis näeme? Sel nädalal räägib president Trump sellest, et Iisrael on, tsitaat, tohutu liitlane. Vahetult 48 tundi enne selle sõja algust, umbes 7 nädalat tagasi, tuli Iisraeli India peaminister Narendra Modi. Teate, ma arvan, et India võib olla üks Iisraeli tähtsamaid liitlasi. Ja nüüd näete siin Javier Mileid, kes tuleb Iisraeli selle vaherahu ajal. See on riskantne aeg tulla, eks. Võib juhtuda, et vaenutegevus Iraaniga algab uuesti. Võib olla ka Liibanoniga. Aga Javier Milei ütleb, ei, ma tulen ikkagi. Ja ta tuleb Iisraeli presidendilt auhinda vastu võtma. Ma arvan, et ta saab presidendi aumärgi. Ta süütab tõrviku Iisraeli iseseisvuspäeval Yom HaAtzmauti tseremoonial. Nii et tead, Iisraelil on maailmas üsna mõjukaid liitlasi. Isegi riigid, mis on, ma ütleksin, enesehävitusrežiimis, nagu need Lääne-Euroopas. Demokraatlik partei ja teised tead, pööravad Iisraelile selja, riigid, mis on tõusuteel. Nüüd, Argentiina oli põhjas. Nii et neil polnudki muud võimalust, tead, ainus suund, kuhu nad said Milei juhtimisel liikuda, oli ülespoole. Ma mõtlen, see pole ilmselt päris tõsi. Nad oleksid ilmselt saanud veelgi madalamale langeda, aga Milei püüab tead muuta Argentiina taas arvestatavaks. Tead, India moodi juhtimisel on riik, mis muutub majanduslikuks suurriigiks ja president Trump püüab tugevdada Ameerika Ühendriikide suurriigi staatust. Nii et Iisraelil on tõesti mõned mõjukad liitlased ja seda on tore näha. Ja ma arvan, et iisraelased väärivad sellist diplomaatilist visiiti, eriti kui lähenevad Yom HaZikaron, Iisraeli mälestuspäev ja Iisraeli iseseisvuspäev, mis on sel nädalal tulemas. Nii et Alex, oleks tore, kui saaksime Argentiina presidendi siia JNS TV stuudiosse.
samal ajal ütlesin, et tahtsin sellega lõpetada, aga oleksin hooletu, kui me ei räägiks sellest, et sel nädalal on Iisraelis Yom HaZikaron mälestuspäev ja siis järgneb Yom Ha'atzmaut iseseisvuspäev. Ja see on lihtsalt väga võimas ja emotsionaalne nädal. Ma ütleksin, et midagi sellist pole mujal maailmas, kus minnakse kõige sügavamast kurbusest kõige suurema rõõmuni. Siin on mõned statistilised andmed. Kahjuks on alates 1940. aastate algusest, kui ma ei eksi, 25 644 sõdurit andnud seal oma elu, tehes suurima ohverduse. See number hõlmab ka terroriohvrite arvu. Ainult viimase aasta jooksul on lahingutes hukkunud 170 Iisraeli kaitseväe sõdurit ja terrorirünnakutes tapetud 79 inimest. See on olnud tõeliselt hull ja emotsionaalne nädal siin Iisraeli riigis. On väga raske kirjeldada neile, kes pole siin olnud mälestuspäeval ja iseseisvuspäeval. Jah, kõigepealt see on olnud tõeline Ameerika mägede sõit viimased 2,5 aastat alates 7. oktoobrist. See on palju pingeid ja ärevust, sest see on rahvaarmee. See on tsiviilarmee, kus inimesi kutsutakse reservi, kus sul on pojad, abikaasad, vennad ja õed, kes teenivad armees. See on kollektiivne ärevus iga kord, kui saadad lähedase sõtta ja inimesed peavad sellega elama. Ja me nägime, et eelmisel aastal sai 170 inimest surma. Palju rohkem sai vigastada. Ja mõnikord on need tõsised vigastused, isegi kui neid nimetatakse mõõdukateks. Mõõdukas vigastus on väga tõsine, mõnikord elu muutev vigastus. Sul on sadu, kui mitte tuhandeid amputeerituid ja teisi, kes on selle sõja tõttu kannatanud. Ja siin Iisraelis on meil see väga ainulaadne tava asetada mälestuspäev ja iseseisvuspäev järjestikku. Üks läheb kohe üle teiseks ja ma arvan, et see on väga erinev. See on midagi, millest ma kirjutasin aastaid tagasi JNS-is. Ameerika Ühendriikides ma arvan, et enamik ameeriklasi ei tunne isiklikult kedagi, kes oleks saadetud aktiivsesse lahingutegevusse. Ja kui nad kedagi tunnevadki, siis nad ei tunne paljusid, kes oleksid saadetud aktiivsesse lahingutegevusse. Loomulikult paljud inimesed tunnevad, aga üldiselt ütleksin, et enamik inimesi ei ole seotud aktiivse lahingutegevusega. Neil ei ole lähedasi, kes oleksid aktiivses lahingutegevuses. Ja Ameerika Ühendriikides on mälestuspäeval muidugi sõjaveteranide paraadid ja muud taolised üritused ning linnades toimuvad tseremooniad. Aga ma ütleksin jälle, et enamiku ameeriklaste jaoks, kes nendest tseremooniates ei osale, mis on mälestuspäev? Mälestuspäev on kaubanduspüha suurte allahindlustega. Osta 2, saad 1 tasuta. See on päev, mil mängitakse pesapalli. Indianapolis viis saada nädalavahetuseks, mälestuspäeva nädalavahetus. Nii et see on 3-päevane nädalavahetus, see on esimene kord New Jersey's, kui inimesed lähevad Jersey rannikule randa. Ma mõtlen, see on 3-päevane nädalavahetus. Ja siin Iisraelis mõistame, et meie iseseisvus on makstud meie lähedaste ja sõdurite verega. Ja igaüks selles riigis, pole ühtegi inimest, kes elab siin riigis ja ei tunneks praegu, kui me räägime, paljusid inimesi, kes on aktiivses lahingutegevuses. Kes ei tunne kedagi, kes on saanud surma aktiivses lahingutegevuses või keda on mõjutanud kellegi surm, kes sai surma aktiivses lahingutegevuses. Või ei tunne kedagi või paljusid, kes on saanud surma või vigastada terrorirünnakutes. Olgu. Nii et mälestuspäev on väga tõsine ja väga sünge päev, millele järgneb kohe see iseseisvuspäev. Nii et me tunnistame, et need surmad ei olnud asjata. Samuti, et nende eest maksti selleks, et osta Iisraeli suveräänsus. Ja kahjuks peame me siiani maksma oma iseseisvuse eest sõdurite eludega, sest meil on endiselt need vaenlased meie piiride taga ja isegi meie piiride sees, nagu meie piiride ümber ja sees. Ja ma arvan, et kõik iisraelased loodavad sellele päevale, mil me saame öelda, et 1 aasta ja järgmise vahel ei langenud ühtegi sõdurit aktiivses lahingus. See on tõesti see, mida me loodame. Aga me liigume sellest tõsisest päevast sellesse ainulaadsesse tähistamisse, mis on, ma ütleksin, Iisraelis isegi palju tähendusrikkam kui 4. juuli, see iseseisvuspäev. Ja te näete iisraellasi üle kogu riigi grillimas, pidutsemas ja loodetavasti esimest korda üle pika aja teevad nad seda mitte tule all, kuna meil on kõigil rinnetel relvarahu. Ja loodetavasti see vaikus jätkub ka pikaajaliselt.
täna soovin teile ja kõigile teistele tähendusrikast mälestuspäeva, Yom HaZikaroni, ning seejärel väga rõõmsat Iisraeli iseseisvuspäeva. See on kõik selle nädala Jeruusalemma minuti jaoks. Josh Hastings siin, JNS Newsi korrespondent koos Alex Treymaniga JNS TV-s siin Jeruusalemmas. Tahan tänada inimesi, kes töötavad siin kulisside taga. Arnold Rogalenter juhib pulti. Juris Feretsky, jaamajuhataja, meie produtsent Zach Sickerman, Ryan Lishitz ja Barbara Khamenov. Ja kohtume teiega järgmisel nädalal JNS TV-s. Ärge unustage tellida. Tellige JNS TV-s JNS-i pakutav hämmastav sisu. Saatke meile super thanks. Külastage jns.org, et saada värskeimaid uudiseid Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Soovin kõigile suurepärast nädalat. Kohtume järgmisel nädalal.